USA ja Ukraina vaidlevad maailmapoliitikas, meie siin Eestis vaidleme, kuidas suhtuda Donald Trumpi. Mis mulle muret teeb, on see, et meie poliitikud peksavad Trumpi, nagu ta oleks mingi Eesti verivaenlane. Ja see on ohtlik, et minu meelest see käitumine on juba teid ka muutnud Eestile julgeoleku ohuks. Ühest küljest kindlasti on hea, kui USA aitab kaasa Euroopas rahu saavutamisele, aga teisalt on väga suur vahe selles, kas rahule kaasaitumine käib niimoodi, et Venemaa saab, mis tahab ja natuke rohkem veel, või see käib ikkagi niimoodi, et agressor ka reaalselt vastutab. Ja rääkides julgeoleku ohust, siis ma arvan, et sellist labast Kremli jutupunktide levitamist, nagu teie erakond viimasel ajal teeb, ma pole ammu näinud. Ehk konkreetse sõnastusena sinu erakonna esimees Martin Helme teatab Zelenski kohta, Ukraina presidendi kohta, et tegemist on slaavi nahhaaliga. See on tema sõnastus. Kuule, mis asi on see, et Zelenski ajab nässu Ukraina relvaabi Ukrainale? No teil on ükskõik peaasi, et Trumpil saaks ära teha, kui Ukrainal ei ole laskemoona relvi, no mis siis peaasi, et teie saate Trumpi sõimamisega mis jama see nüüd on? Oleme ausad, ega meie huvides on loomulikult, et nii USA kui Euroopa Liit toetaksid Ukrainat, aga selline arusaam, et piltlikult öeldes Trump ja Putin lepivad piiri kokku ja Venemaa hakkab tähtsa näoga taas ringi käima rahvusvahelistel kohtumistel, see tõesti meile ei sobi. Meie ei saa seda mõjutada, aga teie ju sõimate nii, et suu vahus teda. Keegi sõima teda, ehk et pigem veel kord, ma küsin sinu käest kord vastasid ära sellele, et kas see on erakonna EKRE ametlik seisukoht, et Ukraina demokraatlikult valitud president on slaavi nahhaal? EKRE ametlik seisukoht on see, et Ukraina peab saama USA-lt edasi abi ja selleks pingutusi tegema ja meie ei tohi USA-d ära ajada. See on meie ametlik seisukoht. USA on meile elu tähtis, mitte mingi sõimamise objekt. Reformierakonna reiting on kukkunud mitme aasta madalaimale tasemele. EKRE on tõusnud teisele kohale. Vaata see, et Reformierakonna toetus on nädala lõikes vist kukkunud 13 peale. Nad on juba nagu väga suures stressis, et see sotsialistlik valitsemismudel, mida teie on teile peale surunud, hakkab neil täiesti juhtmeid kokku jooksutama. Et mis nüüd siis saab? Lähete laiali või? Siin on ka sotsid süüdi. Et see, mis USAs toimub, sotsid süüdi, mis Eestis toimub, sotsid süüdi. Küll võimas erakond. Aga tõsiselt rääkides, siis kindlasti valitsusel on täna, ma arvan, aus on öelda, usaldusväärsuse probleem. Aga see lahendus, et nüüd hakkame siin, ma ei tea, sotsiaaldemokraate koalitsioonist välja viskama, või siis niipidi, et ega tänaste probleemide põhjus ei ole sotsiaaldemokraadid. Reform on võtnud omaks kõik sotsialistlikud põhimõtted. Rohepöörde äärmuslus, LGTB äärmuslus, majanduse bürokratiseerumine, need on kõik sotsialistlikud ideed, nad on teie pantvangid. No õhtu lõpus iga koalitsioon ühel hetkel lõppeb, olen olnud 5 erineva valitsuse juures kõigi Eesti parlamendi erakondadega, kus juures ehk varem hiljem saab ka see koalitsioon otsa, kas on Riigikogu valimistel või see on enne seda näitab aeg, aga kui praegu küsida, et mis on need probleemkohad, millega valitsus peaks tegelema või mis on see küsimus, kuidas usaldust taastada, siis ma arvan, see majandusse elavdamine, konkurentsivõime tõstmine, see riigi julgeoleku kindlustamine ja tegelikult inimeste kindlustunde parandamine. Aga see on ilus jutt, aga numbrid ei toeta seda. Ikka toetavad. Enne valimisi said 4 erakonda organisatsioonilt SALK tasuta nõu. Tasuta asju aga pole olemas ja nüüd tuleb ikkagi maksta, ütleb erakondade rahastamise järelevalvekomisjon. Ja no see Salga juhtum on päris huvitav pretsedent, ehk et olukorras, kus tegelikult pakkus see konkreetne sihtasutus tasuta teatud andmeid, teatud konsultatsioone üle laia välja tegelikult mitmele erakonnale, et nüüd tagant järele selgub, et sellest tuleb maksma hakata, et see on päris huvitav olukord. Asi on ka selles, et nüüd 2 aastat hiljem tuleb alles tõde välja, kuidas valimised võideti. Prigožini afäär, e-valimised on auklikud igast otsast ja lõpuks tuleb välja, kuidas te olete ebaseaduslikku abi saanud. No vastutage, nüüd sa pead 2-kordselt vastutama sotside eest ja keski eest. Ja küllap ma tulen toime. Eks me vaatame seda, mis me selle otsusega teeme, kas me kaevame selle edasi ja mis saab olema edasine loogika, aga pigem see küsimus pretsedendis laiemalt. Ja ma tean, et teie tahtsite veel annetuste piiri panna 100 000. See on mõtlemise koht, et ilmselt see ju ei lähe läbi, aga teades, kuidas raha mõjutab poliitika, siis on see tõsine teema, et üks oligarh võib osta terve partei. Lätis on see ammu traditsioon. Ja, ei, no neid riike on küll veel ja Eesti puhul samamoodi on see mõttekoht. Kus meil see algatus tuli tõesti seda rahastuse piiri panna on see, et kui näiteks erakond saab, ma ei tea, riigierast toetust, ütleme 300–400 000, aga annetusi tuleb näiteks 1 000 000, et siis ilmselgelt annetajatel on märkimisväärselt suurem mõju selle erakonna tegevuse üle kui selle nende riigi toetuse. Kohtudokumentidest oli näha, Pruunsild teeb Isamaaga niimoodi, hüppa karga. Vaatad, sa kohtukutset ei saanud.